tere! Mina olen Hanna ja teen täna teile selle nädala kokkuvõtte ja võtamegi kokku selle, et kuidas me üldse teame, et Jumal kõneleb. Tänane kirjakoht on Johannese evangeeliumist 10. peatükist salmid 2-4. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält. Tema hõiab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Selgituseks rääkisimegi sellel nädalal sellest, et kuidas aru saada, kas Jumal kõneleb. Kokkuvõtteks. Jumala häält saavad kuulda kõik, aga oluline on teha otsus, et me oleme valmis seda häält kuulama. Jumala häält saab kuulata igal pool, aga on hea, kui meil on selle jaoks oma nurk või koht, kus saame Jumalale keskenduda. Jumala häält saab kuulati alati, aga nagu heades suhetes ikka, siis peab teise poole ärakuulamiseks võtma aega. Et Jumalat paremini kuulata, on meil vaja tugevat vaimulikku distsipliini. Et saada aru, kas see oli Jumala kõnetus või sinu enda ettekujutus, on hea seda läbi katsuda ja arutada kaaskristlastega. Lisaks kõigile nendele olulistele asjadele on üks aspekt, mille järgi ära tunda, et kas see oli Jumala hääl, mida meile öeldakse olevat profeteering või mitte. Matteuse evangeeliumi 7. peatükis alates 15. salmist räägib sellest, kuidas ära tunda valeprofeteid. Asi on lihtne. Te tunnete nad ära nende viljast. Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. Nii et kui sa kuuled kellegi käest sõnumit, mida ta ütleb olevat Jumala kõnetus, siis sa saad juba teha järeldusi, et kas see võib olla päriselt ka nii. Vaata, mis vilja selle inimese elu kannab. Ja mõnikord me ei teagi lõpuni, kas see on Jumala hääl või meie enda sisehääl. Vahepeal tulebki katse-eksitusmeetodil väikeste ja heade asjadega harjutada. Kui sa arvad, et sa kuuled Jumala häält, et midagi konkreetset teha või tegemata jätta, siis mõtle, et kas see läheb kokku ülejäänud kristlaselu printsiipidega. On see armastav, ülesehitav, vaga, ei lähe 10 käsuga vastuollu. Testi seda mõtet enda peas ning kui sul on tõesti tunne, et Jumal ei ütle midagi konkreetset, siis lähtu üleüldiselt sellest, kuidas sa oma elus kristlasena otsuseid teed. Ja omakorda palu siis see otsus Jumala kätte. Tänane väljakutse on see, et pane kirja 2 viisi, kuidas sa tahaksid järgmisel nädalal Jumalat paremini kuulma õppida. Need võiksid olla praktilised, näiteks iga päev vaikuse aja võtmine, piibli üle mõtisklemine, oma vaiksesse kambrisse palvetama minek või midagi muud. Pane omale telefonisse meeldetuletus, et sa vaimulikku distsipliini suudaksid hoida ning vaata, kuidas ja mida Jumal sulle järgneva nädala jooksul räägib. Ja lõpetuseks ka palvetame koos. Kallis taevane isa, palun õpeta mind paremini sinu häält kuulama. Tuleta mulle seda meelde, kui ma ise igapäevatoimetustes selle ära unustan. Anna mulle andeks, kui ma liiga palju räägin ja piisavalt ei kuula. Juhata minu ellu inimesi, kes aitaksid mul veel rohkem sind tundma õppida ning palun, et oleksin ka ise teistele selles küsimuses eeskujuks. Aitäh sulle, et sa oled meile lähedal. Tahad meile parimat ja juhid meie elusid. Aamen.